Santia 4 ja küsis Perun rodan tauriiski, Katarad, räägi meile, igavesti kaunis ja igavesti Jumal. Miks paljud volvid annavad vaikimise tõotuse ja ütlevad, et nad püüavad saada teadmisi vedadest? Kas vaikimise tõotuses on tõde? Kas vaikne volv jõuab vaikse tõe tundmiseni või mitte? Või mitte või? Kadaratule vastas Perun palju tarka. Vaikimise tõotuses pole mõtet, sest iidseid vedasid ei suuda südamega vaikides mõista. Ja iidseid vedasid ei pääse tema südamesse. Vanad vedad tuntakse ainult elava sõnaga. Ja seal, kus kõlab sõna veda, hakkavad südamed tundma nende suurt olemust. Paljud inimesed arvavad, et need, kes tunnevad kõiki vedasid, on patutud, isegi kui nad teevad kurja. Kuid ei hümmid tarkuse, maailma tundmise ega ütlused maailmas ära tarkusest, ega elutarkuse loitsud ei päästa kurjategijaid ja igaüks vastutab oma seaduse rikkumise eest. Pühahümnid ja laulud ei päästa vale eest seda, kes nõrgalt petmisele allub, kes viibib võlude ja oma illusioonide maailmas. Nii nagu linnud lahkuvad pesast, kui neil tiivad kasvavad, lahkuvad ka pühalaulud inimesest, kui aeg kätte jõuab. Vedad ei päästa neid, kes ei täida oma kohust elu ees. Need näitavad teile 2 teed, vaimne elu ja verevabad ohvrid. Nende kaudu saavutab teadja puhtuse ja selle puhtuse abil tõukab ta eemale pattu, mis on ise valgustatud, vedade teadmisega. Tänu iidsete vedade teadmisele läheneb teadja hing õiguse maailma. Aga kui ta soovib tavalisi vilju maailmast javi, siis toob ta endaga kaasa kõik siin tehtu. Ja navis maailmas, maitsedes oma tegude vilju, kannab ta vastutust iga oma teo eest. Ja läheb taas teed, mille on määranud suur rama. Inimlaste laste seast toimub maailmas javi liikumine, samas kui kõigi tegude vilju maitsetakse maailmas navis. Need suured maailmad on mõeldud volvidele, preestritele ja kappinidele, kes pühenduvad liikumisele. Patuta liikumist käsitletakse kui kurjast loobumist. Selline eraldatud liikumine võib olla edukas ja ebaõnnestunud. Liikumise kaudu saavutasid iidsete vedade teadjad hiljem surematuse. Kuid on ka patune liikumine, kes on inimestest valeviha ja teiste 16 pahega vaevatud, samuti kes rikub jumalate ja esivanemate käske, eriti verekäske, kes on 13 kahjuga asustatud, see on patune. Aga kes omab puhtat hinge ja valgusat vaimu ning elab vastavalt oma esivanemate tõotustele, see on patuta. Valeviha, iharus, ahnus, eksitus, himu, julmus, nurin, uhkus, meeleheide, tõmme, kadedus, vastikus, lahtisus, teiste soovimine, rõhumine, viha. Need on inimeste patud, inimestel tuleks neid 16 vältida. Igaüks neist varitseb inimesi, soovides nende sisemust endale saada, nagu jahimees varitseb saaki. Küüniliselt, iharalt, ülbelt, kättemaksuhimu täis, ebastabiilselt, kaitset keeldudes on need 6 pattu, mida teevad seaduse rikkumisega inimesed, hoolimata nende suurest ohust.
naudingute tagaajamine, vaenulikkus, uhkustamine oma heldusega, ahnus, teiste rõhumine, vale, nõrkus, oma tunnete ülistamine, vihkamine abikaasa vastu. Need on 9 kõige hullemat vaenlast inimesele. Käskude järgimine, ühe Jumala seadused, teie suguvõsa seadused, tõelisus, tagasihoidlikkus, vaimne tegevus, eneseohverdus, häbelikkus, kannatlikkus, vastupidavus, kadeduse puudumine, veretute ohvrite toomine, sugu jätkamine, halastus, tähelepanelikkus. Pühade ramhainta ja iidsete vedade uurimine, need on 16 usuteenistuse lubadust. Kes tugevdab neid 16 lubadust, see paistab silma kogu maailmas. Kes järgib 3, 2 või isegi 1 neist? Seda peetakse enesekehtestajaks. Maailma pahedest loobumises ja eksimatuses peitub surematus. Tarkade usuteenistuse teenijad nimetavad neid tõeväravateks. Enesearengus on 18 omadust. Mõõdukus tegudes, tegevusetuses ja sihikindluses, ebaõigluse, hukkamõistmise, enesearmastuse, madalate soovide, ebaõiglase viha, meeleheite, ahnuse, kuulujuttude, kadeduse, pahatahtlikkuse, ärrituse, mure, unustamise, liialdamise, enesekehtestamise taltsutamine. Nii muutub inimene, kes on mõistnud enesearengut, kainen. Tal on 8 omadust, õiglus, mõtlemisvõime, enesesse süüvimise võime, uurimisvõime, ükskõiksus, ausus, mõõdukus, keskendumine. Olge tõelised hingelt ja vaimult. Maailmad püsivad tõe najal, nende väravad on tõde, sest on öeldud, et tõe sees on surematus. Patuste eemale tõukates tuleb täita tõotusi ja käske. Selline käitumine, mille on loonud üksainus Jumal, viib tõe kaudu surematuseni. Säilitage, inimesed, muutumatuna pühakirja, ramhainta ja vanavedasid.